jõulud. Meil on 38 kraadi, temperatuur läheb veel üles, sest et kell on alles 11:30. Ma ei tea. Ott Samsonis on rand. Jõulutundega on veits kehvasti see aasta, nii et meie lähme ujume ja proovime seda kuuma kuidagi murda siin. Kui me jõudsime siia, siis siin oli natuke üle 30 ja ma mõtlesin, et kui suur vahe nagu on mingil 30 kraadil ja 40 kraadil. Kas see üldse on nagu nii suur vahe, kas sa nagu saad sellest vahest aru, siis söö vahel ikka rets. Sa lihtsalt seisad ja higistad. Või siis jah, lihtsalt siuke kuumus. Aga egas midagi. Eerik on sees ja ookeanisse ja siis on hea. Jõudsime randa. Rand on ilus. Nagu need kõik siin. Sunday session on ikka, kui oled nii ilusal rannal täitsa kahekesi. Chill. Ei tea, kus need kohalikud siis nagu on ja miks nad siin rannas ei ole. Sest et minu arust saab kuumust ainult peletada siin ookeanis istudes. Ujumas sai käidud, randa sai nauditud. 50 SPF päiksekaitse siin ilmselgelt midagi ei kaitse, sest meil on punane. Aga nüüd ma lähen vaatan poodi, sest et mingit jõulupraelaadset asja tahaks ka mingi päev äkki võib-olla. Kuigi siin mingit jõulutunnet ei ole, aga lähme vaatame. Äkki leiame. Timo on õnnelik. Ta sai oma 3D prillid, mida ta nii õudselt tahtis mõned nädalad tagasi. Kuidas tunne on? See katki juba. Katki juba. Ei andi. Teed Pavlovat, kuuled jõululaule. Piparkooke see aasta ei söö. Täna on 25. detsember, täna on Austraalias õiged jõulud. Eile me, mis me eile tegime? Päeval. Timo käis tööl ja siis me olime basseinis veits ja... Sa pidid tööle minema, aga sa ei läinud. Pidin tööle minema, aga siis jäi ära ja siis me läksime eestlaste juurde tagasi, sõime Pavlovat, vaatasime Red Dogi, sest et nemad läksid täna karratest ära. Ja täna on 25. detsember, õige jõul. Ma sõin hommikuputru ja hakkan vaatama Üksinda kodus esimest ja teist osa. Ma juba kartsin, et ma see aasta ei näegi neid filme, sest ma iga aasta vaatan neid. Jah, ma vaatan neid iga aasta, Timo ei saa sellest aru, aga mina ikka vaatan. Ja eks näis, mis need jõulud toovad siis veel täna. Kas tuleb jõulutunne või ei tule? See jõul päris mööda meist ei läheks, siis käib meil juba 3. Üksinda kodus osa. Järgmisena hakkab Grinch. Panin kartuli keema, ma panin lihaahju. Ma ostsin veiseliha. Mingi maitsestatud sinepi ja musta pipraga. Eks näis, mis sellest välja tuleb. Timo tahab sellist pehmet ahjuliha nagu Eestis saab, aga ei tea, kas seda saab sellest. Aga liha ikka saab. Kui me eile sõime Pavlovat, siis täna ma teen endale ja Timole ühe kiire browni. Niisiis meie jõulusöök sai valmis. Minimaalne, ütleks. Kartulliha, hapukurk, Vana-Tallinn. Kusjuures hapukoor on siin väga-väga hea. Nii et häid jõule, head isu ja hakkame sööma. Head isu, häid jõule. Kui me pühapäeval käisime siit 60 kilomeetri kaugusel rannas, siis laupäeva õhtul käisime siit 20 kilomeetri kaugusel, kus me ka käime hästi tihti rannas.
aga me läksime siis õhtul ja meile öeldi, et me lähme püüdma hai kala õngega. Ma olin üpris nagu skeptiline, mis mõttes sa püüad nagu hai kala õngega. Aga noh, kuna öösel tuli high tide, siis oli mingi siuke hästi suur võimas õng. Sinna me panime elus kala, teise väiksema õngega püüti siis neid väikseid kalu, kes oli ranna lähedale tulnud. Ja panime sinna elus kala, panime kalmaaripoega või siis panime lammast. Ja siis selle õnge pidi suht nagu kaugele saama visata. Sest et väiksed haid ja noh, tegelikult ka suured tulevad high tide ja siis randa. Ja me saimegi nad kätte. Ja see oli üliäge. Kui ma nagu natuke kartsin haid katsutest, et delfiin on siukse hästi naljaka nahaga, siis hai oli mega pehme ja sametine. Timo sai selle hai kätte ja Timo viskas ta vette tagasi ka. Sellised jõulud olid meil see aasta, jõulunädalavahetus, pikk nädalavahetus, väga erinevad Eesti jõuludest, aga samas väga meelde jäävad, sest et laupäeval me püüdsime kinni hai, pühapäeval käisime rannas, saime päiksepõletuse, mis sest et minul oli 50 kaitsefaktoriga päiksekreem peal. Mul ei olnud midagi, tulemus oli ikka sama. Ja eile Timo käis tööl, ma pidin ka tööle minema, aga see jäi ära, nii et tegime väikse Pavlova ja vaatasime Red Dog filmi. Ja täna me lihtsalt oleme lebotanud, vaatanud üksinda kodus 3 osa ära, sest et jõule minu jaoks ei ole, kui ma seda vaatanud ei ole. No ega neid täna ka jõulutunnet nüüd ei tekkinud, aga siiski need on vaadatud see aasta. Tegime väikse jõulueine ja jõulubrauni ja ma ei tea, nüüd oleme vähemalt ära tähistanud jõulud.